Nii, tere jälle. Et olen Maila müstilisest maailmast. Ja nüüd vaatame siis, mida toob aasta 2026 veebruarikuus sündinutele. Nagu ma juba eelmises saates mainisin, et ma teen ebatraditsiooniliselt, et ei vaata tähtkujude kaupa, vaid vaatan siis kuude kaupa. Niimoodi, et vaatame, kuidas see variant töötab meil siin. Nii, mida toob aasta 2026 veebruarikuus sündinutele. Niimoodi. Oi, väga. Issand, nagu polekski kaarte seganud vahepeal. Praktiliselt. Okidoki. 3 kaarti on täpselt samasugused. Nii. Hakkan siis ette lugema kõigepealt see nendest kaartidest. Ühesõnaga näitab ka hästi palju uusi algusi. Et need vanad asjad, mis siis on eelnevalt olnud. No ja ei imesta. Aasta number on ju number 1. Uued algused loomulikult. Niimoodi, et kaart ka näitab ühesõnaga, et uued algused, hästi palju uusi algusi. Need vanad asjad, mis enam ei toimi, need lõpetate ära, hakata tegelema uute asjadega. Aga teil on nüüd niimoodi, et siin on see uuesti sünni kaart ka, mis ongi transformatsioon või uuesti sünd. On, et midagi uut saaks sündida, peab midagi vana enne ära lõppema. Siis see on siis niimoodi, et te peate vanadest asjadest lahti laskma. Et mis ei toimi. Nendest tuleb teil lahti lasta ja siis saab alles uus teie ellu tulla. Et aga kui nüüd samamoodi jälle peab sõlmi kõik osad tervikuks, ühesõnaga, et oma hingeosad tagasi tuua vanastest igalt poolt aegruumist, kus me oleme laiali jaganud, kus on veebruarikuu sündinud inimesed laiali jaganud oma need, siis on niimoodi, et ühesõnaga kõikidesse, kellesse te olete siis nii-öelda panustanud. Kas siis suhted või siis tööalaselt olete panustanud ja mis ei ole teid vilja kandnud, mis on teid lõhkunud, siis see aasta väga palju tegelete iseendaga niimoodi, et iseenda tervikuks saamisega niimoodi. Siis hästi selline nii-öelda küll tormiline aasta tuleb kiirust täis, aga siin näitab ka seda, et märksõna on, et sinu intensiivsus on sinu supervõime. Et sellel aastal peate hästi kiiresti reageerima, et kui te olete see aasta sellised, no ütleme see niimoodi, et intensiivsemad kui eelmise aasta, siis see tuleb teile just nimelt kasuks, mitte kahjuks. Muidu öeldakse küll, et tark ei torme, on ju. Aga siin näitab küll niimoodi, et peate oma energia kokku võtma ja peate lihtsalt tegema oma neid muudatusi. Kõik vana, mis ei toimi elust välja ja räätate teed, siis hakkate siis uusi asju rajama oma teel. Nii, nägemine, visioonid. Et teil tuleb näha arvatavasti ka, kuna veebruarikuus sündinud, siis sinna jäävad siis meil sisse veevala ja natukene ju kalasid ka, et see samune selgelt nägemisvõim, et teie tunnetus areneb, et te õpite nägema nendest nii-öelda sellest pealispinnast, mis on, õpite nägema kaugemale. Ja peategi, et kui mingisugused piirangud tulevad teie ellu,
siis te lihtsalt peate asja võtma niimoodi, ahah, nii mingi asi. Vaata, kui eelmine ma nende jaanuarikuu laste kohta, sündinute kohta ütlesin, et kui on takistus teel, et siis lihtsalt minge kõrvalt, et valige teine suund. Aga siin näitab just vastupidi veebruari omadele, et mis iganes piirangud on, siis peate läbi vaatama. Ahhaa, miks see piirang minu ellu nüüd tuli? Miks see on? Kas see on minu ellus tulnud mind piirama või on just nimelt selleks tulnud, et ma vaataksin sellest kaugemale, see näitabki, et tuleb vaadata piirangutest kaugemale ja lähed selle visiooni järgi, lähed oma elus edasi, et vaat siin on küll niimoodi, et tulebki takistused ületada, et kui mingisugused takistused on. Et selline, ma tahan ühte kaarti millegi pärast veel võtta, võtame siis ühe veel. Niimoodi. Okei, nii. Tuli siis niimoodi territooriumi kaart, ühesõnaga, et kaitse oma pühasid piire. Nii et kuna see eelmine oli visioonide kaart, siis on niimoodi, et piirangutest tuleb kaugemale vaadata ja jääge endale kindlaks, et kaitse oma pühasid piire. See ongi niimoodi, et kui teie olete sättinud endale mingisuguse eesmärgi, siis ärge laske ennast ära rääkida. Niimoodi, ja hakategi enda eest rohkem seisma, panete paika. Nii, et näiteks ka kui töö juures antakse teile kohustusi juurde, siis panetegi piirangud. Ei, see ei ole minu rida, niimoodi, need asjad tuleb jagada teistele, et ei lase enda, nii-öelda endale panna mingisuguseid teiste kohustusi, ei võta enda kanda nii-öelda. Ja et teil peab olema ka julgust see aasta enda eest siis selles mõttes seista, et kui teie olete otsustanud midagi, et ma teen nüüd niimoodi, et jään endale kindlaks, siis jäädki endale kindlaks. Niimoodi, et ei lase teistel kuidagi, et oi, ka teeme ikka niimoodi või no äkki ikka saab niimoodi, nagu see piiride niutamine. Et kui teie olete oma tee valinud, siis keegi teine tuleb, kuule, aga äkki teeme ikka natuke niimoodi, vaata, siis on ikka kõik on hästi, et lambad söönud ja hundid söönud ja lambad terved, kuidas iganes seda öeldakse. Siis te jääte endale kindlaks. Et võib-olla see võib teis natukene tekitada raskusi, sest tahaks ju ikka alati, et kõik on rahul, eks ju. Aga kaitske oma piire ja jääge endale kindlaks oma visioonidele, oma nägemustele. Niimoodi, selline arenguline aasta siis. Nüüd vaatame siis, mis need perekaardid näitavad. Hopsti, nii, hüppas välja. Üpris viljakas aasta näitab, esimene kaart näitab, et need asjad, mis te olete siis, oletegi oma kulgemises, oma voolamises, aga et need asjad, mis te olete varem, millelt te olete varem alust pandud, muidu see number 1 aasta öeldakse, et paned aluse mingisugusele asjale, aga et siis hakkad seda edasi arendama. Aga teil veebruarikuus sündinutel näitab sellist asja, et teie need, millele on varem juba alust pandud, et need asjad hakkavad nüüd vilja kandma. Jah, mingi uue loomiseid siin näitab ka, aga et just neid asju, mis on, nii, vaatame, niimoodi. Nii, tavaliselt alati vaatan alumist kaarti ka ja ma praegust seda teengi. Alumine kaart näitab siin seda, et siin võib midagi, mida pärandatakse põlvest põlve, ükskõik mis asi see siis on see siis mingi pärandi teema või on need teadmised, et teil tuleb see aasta selliste asjadega tegelemist, kus te siis võite tegeleda päranduse, pärandatud teadmiste teemadega. Ja siis niimoodi. Ühesõnaga, mis siin veel näitab siis teile need tõmmatud kaartidest?
on siis niimoodi, et mingitest vanadest ahelatest, mis on siis teil olnud, siis perekonnamustrid, perekonna suguvõsa, mingisugused need koormad, mida siis suguvõsas on kantud, need vanavanemad on kandnud mingisuguseid ahelaid, siis sellel aastal teie saate nendest ahelatest vabaks. Te valite vabaduse, te ei vali enam kanda mingisuguseid selliseid, näiteks vanemad on teinud niimoodi, on tahtnud, et lapsed ka teevad niimoodi, näiteks väga paljud on niimoodi, et oi jah, seda tööd on kõik teinud, on ju, sina pead ka jätkama seda rida või siis mis iganes nende pärand, ma ei tea, tuleb millegipärast pärandi asi, ju siis tuleb hästi palju pärandi teemad, aga ühesõnaga ja, et mingid ka sellised karmad ja raskused, mis on siis vanavanematel ja vanematel põlvest põlve võetud enda kanda, et siis teie saate sellel aastal selleks vabaks, et see ükskõik mis meetodiga, kas te käite kuskil, tegelete endaga kindlasti ka, on ju, et ka käite kuskil, kas käite kellegi juures konstellatsioonis või siis ise jõuate mingite teadmiste taipamisteni, et seistmoodi saab ka, et ma ei vali enam seda, ma ei vali seda raskust, mida on kandnud minu vanemad ja vanavanemad. Nii et vabaks saamine, siis näitab niimoodi, et sellel uuel teel, mis te siis valite, teil eelnevalt tuli ka siin välja selline, et uued algused ja uuesti sünd ja transformatsioon ja et alati läheb või surm alati eelneb alati sünnile, et transformatsiooni kaart oli ja kõikide põimikuks osad tervikuks põimimine ja see, et siin näitab ka niimoodi, et te siis jah, sellest vabaks saamisest selle peale on läinud teil hästi palju, selle vabaks saamise peale läheb teil hästi palju energiat, et pärast seda olete te natukene niimoodi nii-öelda väsinud, siis on teil vaja, et tulevad teil appi lähedased, kas siis lähedased, sugulased, sõbrad, kes iganes ja et kui teile tundub tõesti, et nüüd on hästi raske, hästi nii, et ei tea enam, kuidas edasi minna, siis teil tuleb hästi hea tugigrupp ümberringi, kes aitavad teil edasi minna elus. Et kui te ise ei suuda, kuidagi olete murest murtud või niimoodi mõtled, et palju asju on ka sellised, kus sa oled ju olnud mingites teatud ahelates ja sul on toiminud kõik asjad ühtemoodi, siis eriti ütleks seda siis nende veevalajate kohta, et siis kui korraga mingisugust ahelast vabaks saab, siis nad ei saagi aru, siis nende jaoks on see pigem selline mitte õnnistus sellest vabaks saamise, vaid pigem on see, et issand, kui õudne, mis ma nüüd tegema hakkan. Aga ei pea mõtlema, et issand, kui õudne. Siin kogutama jõudu, hakata rohkem iseendaga tegelema, kogutama energia kokku, oma hingeosakused, nagu siin eelnevalt oli ka kuskil, ma ütlesin teile, et hakata oma hingeosakesi kokku korjama. Siis suveks olete te juba oma jõud kõik ilusasti jõuvarud taastunud, olete ennast kokku korjanud ja siis on, tegelete rohkem siis oma perega, lastega, lastelastega, aga samas hoides siis ka neid häid teadmisi ja asju, mis on esivanematelt tulnud, et siis neid häid asju ikkagi hoiate enda hinges elus ja saate ju edasi pärandada, ega te ju kuskile ei, see minevikust vabaks saamine on, aga ega need mälestused ju kuskile ei kao, et see, mis on olnud ja siis lihtsalt vaatate sellise naeratava pilguga mineviku asjade peale ja siis võtate, seate endale eesmärke, seate endale sihte, nii et aasta teine pool veebruaris sündinutel on hästi selline teadlik sihtide seadmise aeg. Ja teil on kõrgemalt poolt toetus olemas, nii et paistab, et siin tuleb ka valikuid nii, sihtide seadmises, nii et kui teil tekib erinevaid tegevusi, erinevaid kas või mõtteidki niimoodi, et teeks midagi uut, teeks seda, on ju, siis
siis ärge sinna vanasse enam kinni jääge. Ärge sinna vanasse, sellepärast et teil on see komme sinna vanasse kinni jääda, on väga tugev. Aga te ei julge valida seda uut, aga tegelikult peaksite valima selle uue. Ja jätke see meelde, et see teadmine, et selle uue, valige see uus, et teil on alati toetus. Teil on alati kõrgemad jõud, kaitseinglid, teil on alati toetus selja taga olemas, et teha seda uut valikut. Nii, ja siis on selline teadlikkuse kasvamine. Te olete oma väe tagasi saanud aasta lõpuks. Olete palju võimsam, palju targem, palju kogenum ja väga teadlikult lähete elus edasi. Sest see number 1 aasta, siis see 2026 kokku liidetuna numeroloogiliselt on siis see uue loomine ja aasta lõpuks olete te väga teadlik, mida te tahate teha ja mida te ootate siis aastal 2027. Nii, nüüd ma võtan oma tehtud kaartidest. Ma ei ole veel lasknud kordustrükki, nii et kes, mul on siin olnud soovijaid päris palju, et kes on soovinud neid minu tehtud kaarte, mul veel ei ole neid lasknud seda kordustrükki teha. Aga ma kindlasti teen seda, et küllap ma siis annan ka teada Facebookis või siis mõlemas, nii Facebookis kui ka Instagramis, kuigi Instagrami need kontodel mul pole aega üldse käia. Aga kindlasti siin YouTube'is ma annan sellest teada. Niimoodi. Nii, veebruarikuus sündinud. Mida teil siis on huvitavat siin? Ja arengus ka aastal 2026. Nii, alumist piilun ka korraks. Alumine näitabki seda, et kõikide vanade, mis ei toimi, kõikide vanade köödikute läbilõikamine, mis ei toimi, see elust minema. Esimene pool on, peate endale rohkem keskenduma, võtma aega maha, natuke puhkama. Nii et see aasta esimene pool on, oi kui ilus armastuse aasta. Niimoodi. Et aasta esimene pool on küll selline, et jah, peate võtma endale rohkem aega ja õppima lõõgastuma. Niimoodi. Et nagu Fred Jüssi oma selles filmis rääkis, et tuleb osata molutada. Nii et teil on selline asi ka, et võtke, tehke mingit head, tehke endale kas või mingit aroomiterapiat, mingit head teed või mingi selline, et hästi palju selline, kasutage sellist molutamist ja lõhnamaailma nii-öelda. Siis esimene pool aastast on, rahaliselt ei ole eriti edukas. On niimoodi, et teed tööd, saad küll selle raha, aga ei ole nii nagu jaanuarikuus sündinutel ütlesin, et tuleb mingi suurem rahasumma, siis teil vastupidi on niimoodi, et peate elama sellest, mis teil on, mis teil need säästud on ja raha tuleb tasapisi ikka oma niimoodi tööga. Aga armastusalaselt on teil selline huvitav aasta. Armastus on väga ilus armastus on, kes on üksikud, need leiavad endale sellise kaaslase, siis kes on neile siis universumi poolt määratud. Need leiavad selle õige teise poole. Siin võib olla küll sellist asja selle armastuse puhul, et üks on nagu öö ja päev, et te võite olla täielikud vastandid, täielikult erinevad, aga see erinevus mitte siin öeldes ei lõhu, vaid see erinevus just nimelt kuidagi rikastab ja põimib teid. Siis aasta keskel, suvekuudel siis see armastuse teema kergibki teil kevadel ülesse ja siis on sellised, ma ei ütleks isegi, et neid erinevusi lihvima hakata, aga te saate nende erinevustega väga hästi toimida. Et kuna mul siin on kaardi peal on ka kuu ja päike, siis ongi täiesti erinevad olete, aga samas te saate väga edukalt koos toimida. Nii et üks annab, üks täiendab ühte, teine teist ja näitab ka seda, et hakkate viima täide oma unistusi.
seoses siis, unistused kas seoses koduga, kinnisvaraga, hakkate täide viima oma unistusi. Niimoodi, et kellel on oma elamised olemas, kodu olemas, see siis hakkab siis neid seal kodu juures täiendama, võib-olla mõtleb, et tead, et võiks hoopiski, võib-olla võiks midagi juurde ehitada või võib-olla võiks hoopiski mingisse ägedamasse kohta kodu vaadata, et teie hakkate koduga seotud unistusi realiseerima. Ja kellel ei ole üldse, näiteks on üürikorteris on, siis teie hakkate mõtlema oma elamise peale, oma päris kodu peale. Siin tuleb välja nüüd teist korda on armastuse kaart, esimene kord oli see kaart, mis näitas, et kõrgemalt poolt paika pandud. Niimoodi, et tuleb teie ellu või siis on teie elus selline armastussuhe, mis ongi kõrgemalt poolt pandud, kuigi erinevustega seoses, aga et üksteist lihvite. Siis teine kaart, mis siin tuli armastusega seoses, noh, see on siis meil selline puhtalt selline maise armastuse kaart. Nii et kuna ta on ka selle kodu loomise, koduga seotud kaardi kõrval, siis ta annab sellele armastuse ja kirega lootegi oma kodu, täiendate, teete midagi või teete uuendusi. Et hästi ilus aasta. Et aasta algul algab küll sellise vaiksemalt, aga tegelikult väga ilus ja aasta lõpuks on mul siin tähekaart. Ja selle tähekaart näitab seda, et teie esile kerkimine, teid austatakse, teist tunnustatakse. Ühesõnaga, te olete aasta lõpuks tunnete rõõmu, sellepärast et see aasta on väga edukalt läinud. Mingid teatud unistusi, mis teil on, need unistused on teil aasta lõpuks täitunud. Ükskõik kuna siin näitas koduga seotud, armastusega seotud, et jah, veebruari lastele on hästi selline armastuse ja koduga seotud aasta. Kuigi siin nendes perekaartides, metafoori nende perekonstellatsiooni kaartides näitab seda jah, nendest mineviku ahelatest lahti sõlmimist ja natukene pigem sellist raskust ka, aga samas näitab jah, selline hästi selline teadlikkust ja uusi sihtide sättimine. Nii, eelmistele võtsime siis veel ühed metafoorikaardid, siit võtame ka. Teeme teile kõikidele siiski võrdselt. Kuigi on mõni kaart võib-olla tuleb siin vähem, mõni kaart rohkem mõnele, et see on täpselt nii, kuidas see tunne parasjagu tekib. Nii. Päike hakkab vaikselt loojuma, aga ma ütlen seda, okei, 2 hüppasid välja, väga hea. Nii, et täna ma kindlasti ei jõua teha kõiki 12 kuud ära, aga siis ma teen homme edasi, et vaatan, kuidas ma jõuan. Et nüüd ma tegin sellise valiku, et hakkan siis jaanuarist pihta, muidu tavaliselt on, kui on tähtkujude järgi, siis on ju, hakkab see tähtkujude järgi, mõnikord hakkab jäärast, mõnikord hakkab sõnnist pihta see lugemine. Ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on mees veevalaja, siis tema alati peab kõige kauem ootama, et kuna ükskord see veevalaja tuleb, kuna lugema hakata. Ja siis ega samas seal lõpus on ju meil ka see kaljukits. Ja siis ma mõtlesin, et teeks teistmoodi. Teeks nüüd niimoodi, et hakkaks lugema siis, mitte siis küll tähemärkide järgi, aga et kuude järgi, et hakkaks just nimelt pihta algusest. Nii, veevalajatel läheb küsimärke. Ma pean nüüd tõmbama, sest välja hüppavaid ei ole. Nii, natuke sarnasust on eelmisega ka, aga kohe niimoodi, mõtted hakkavad vilja kandma. Väga lahe. Nii, nüüd on selline asi veevalajatel. Aasta esimene pool, see võib öelda siis isegi ka niimoodi, et veebruarikuus sündinud. Et seal on nii mõlemad kui veevalajaid kui kalakesi. Niimoodi, et veebruarikuus sündinutel aasta esimene pool on niimoodi, et täpselt ei tea, mida teha. Otsustamised on sellised, et ei julgeta veel, palju asju ei julgeta enda eest seista näiteks. On asju, mis hoitakse varjul veel. Üks pool sinust on nõus rõõmsalt kõik ilusasti edasi minema.
teine pool mõtleb, aga mis siis saab, kui ma tulen nüüd varjust välja, aga mis siis saab, kuidas teised minusse suhtuvad. Et sellist kahestumist või kaalutlemist, seda siin parasjagu on. Minu kaartidest tuli siin aasta keskel välja, et küll erinevad, nagu öö ja päev armastuses on ju, et küll väga erinevad, aga samas saab väga edukalt toimida. Nii et siin on selles reas mul just näitavad need kaardid, et aasta esimeses pooles on siis selline, et veevalaja ei julge oma neid hirmustega pimedama veevalaja. Kogemata kogu aeg tuleb veebruarikuus sündinud, et ei julge seisavad ühesõnaga silmitsi oma selle varjupoolega ka, kas julgevad tulla varjust välja, kas julgevad usaldada, kas julgevad niimoodi edasi minna, et neil on tihtipeale niimoodi, et selles vanas eas mugavustsoonis on hea kinni istuda, et julgus välja tulla, aga mis siis saab, kui ma selle mugavustsoonist välja astudes see ebameeldivused tuleb, mis siis saab, kui ma kaotan selle, mis mul on ju. See väga palju niimoodi kaalutlevas olekus. Samas näitab kompassikaart, nii, okidoki, kompassikaart mul nendes Lenormandides tähendab alati sellist, et usaldama sisetunnet, intuitsiooni kasvamine. Nii, selles ma vaatan, mis sellest tuleb, aga kui ma nüüd seda kaarti vaatan siin, siis on niimoodi, et jah, et sisetunde järgi, tunnete järgi, see, mis sul on, millised on sinu sügavad tunded, et liigu nende tunnete järgi, mis sest, et sa vahest kardad liiguda nende tunnete järgi, aga näitab, et liigu tunnete järgi. Hästi palju tuleb küsimärke, hästi palju edasiliikumisel tuleb ikka see samane asi, et aga mis siis saab. Et selles pigem on niimoodi, et see rada ees näitab seda, et sa liigud õiges suunas, sa liigud valguse poole. Aga see samane enda kokkuvõtmine, need agad ja miksid seal peas on need, mis võivad hästi palju takistada sind edasi liikumisel. Kuigi veevalaja läheb nendest veebruarikuus sündinud lähevad nendest hirmudest läbi siiski, nad ikka siiski võtavad ennast kokku ja liiguvad sinna valguse suunas. Ja kui näitab siin niimoodi, et need miksid siis lõpevad ära kevade kuudega ja suve poole on juba niimoodi, et on juba mõtetes on selgus, tasakaalu olete leidnud endas, aga seda läbi selle vahepeal omaette olemise ja läbi meditatsiooni niimoodi, et isegi kui klassikalist meditatsiooni ei tee, siis meditatsioonina võib ka selline asi olla, et toimetategi, teete midagi, olete oma ette, näiteks mõtled, et ma lähengi päris üksi, sõidan ringi, lähen jalutan päris üksi, tahan mõtetele selgust saada ja lähetegi, see on ka oma ette nagu meditatsioon. Et lihtsalt ka mõnda asja teed seda, mis sulle meeldib, siis sul samamoodi mõtted peast lülitavad välja ja siis sa teedki kirega seda asja, mis sulle meeldib. Kes iganes, kellele meeldib, mehed näiteks, kas autosid putitada või midagi muud on ju, siis teedki, sa ei mõtle, vaid sa toimetadki, lihtsalt toimetad midagi, et võtad seda kui meditatsiooni. Et suve jooksul olete te juba jõudnud sellest selgusele endas. Ja nüüd on siis niimoodi, et sellest tumedamast poolest olete siis välja tulnud, neid agad ja miksid enam ei takista nii palju, need juba jäävad sinna minevikku ja juba hakkate looma endale seda oma unistuste suunas liikuma, unistusi, mis teil siis on sellise helgema tuleviku poole. Natukene paistab, et tunnete siin mõnes kohas ennast ka nii-öelda seda vanast olekust, uude olekus, sellest takistustest oma unistuste poole liikumisel natukene tunnete ennast ebakindlalt, aga te teate, et te olete hoitud ja kaitstud ja te olete need sammud ette võtnud ja nii-öelda pool maad on juba ületatud niimoodi, et te liigute oma unistuste suunas ilusasti. Siis mõtted hakkavad teil vilja kandma. Hästi kõik, mis te olete varem siis tundnud, mõelnud, et teie tunnetest on saanud mõtted on hakanud vilja kandma ja te olete aasta lõpuks siis jõudnud nii-öelda oma siis nende nii-öelda sellise oma enda pandud takistused, mis teil võid on olnud need
nii-öelda olete jõudnud mäe tippu ja liigute julgelt siis selle kergema elu ja unistuste suunas. Nii et väga palju teil see aasta muutub. Mõttemaailm võib täielikult muutuda. Julgete rohkem hakata liikuma oma unistuste suunas, et enam ei ole nendes vanades mõttemallides ega vanades mustrites kinni. Nii et hästi tegus aasta veebruarikuus sündinutele. Nii et veebruari lastele on nüüd asjad loetud. Et loodan, et saite siin enda jaoks hästi palju olulist ja muidugi on niimoodi ka, et no kes tõesti soovib eraviisilist seda kaardipaneku seanssi, siis te saate mulle kirjutada kas siis siia sama alla või mulle Messengeri saate ka kirjutada. Et ma näen neid Messengeri sõnumeid kõiki ja saan vastata, mis on siis mul see, meil on küll mitme peale see müstiline maailm Viljandisse teraapiatoakene, et sinna müstiline maailm lehekülje peale saate mulle kirjutada, sealt ma saan näha, võite mulle isikliku Messengeri peale kirjutada Maila Paalmäe, et siis ma vastan teile ilusasti sealt, siis saame kokku leppida, et ükskõik kuidas me siis saame, kas te tahate tulla Viljandisse mulle koha peale või te tahate, kes on siis Tartu lähedal, ma saan Tartus saan võtta vastu ja saate mulle ka koju tulla ja mis tänapäeval on hea, mingi vahemaa ei takista, on Messengeri teel olen väga palju teinud ka kaardiladumisi, et siis saate vabalt Messengeri teel. Sest mul on ikka neid mujalt maailmast ka neid, kes on kaardipaneku kliente ja ikka saab niimoodi. Aga kõik ilusat teile sellel aastal ja palju kordaminekuid ja siis julgust oma elu muuta, julgust oma unistuste poole liikumisel. Niimoodi.